vesi on üks siukene substants, ilma milleta inimene väga kaua elus ei püsi. ja sellepärast kuskil niimoodi laagrisse jäädes tuleb endal tagada vesi. et kui vesi on kaasas, siis sellega muret ei ole, aga teinekord juhtub, et ei ole seda vett ühel või teisel põhjusel. ja noh, õnneks on ka meie, ütleme, keskkond selline, et seda vett ju saab. näiteks kui te olete järve ääres aga järveveega on siis nagu see teema, eks ju, et seda, noh, sa võid seda tarbida siis näiteks käte pesemiseks või mida iganes, aga kui sa tahad seda seespidiselt tarbida, siis sa pead teda kuumtöötlema. ehk siis lihtsama sõnaga keetma, aga kõik, kes on vett keetnud, see teab, et selle keemia saamine võtab sul juba palju rohkem aega, kui sa planeerinud oled. aga kust näiteks saab looduses siukest enam-vähem puhast vett, on ju tegelikult sealt, otse taevast. aga noh, sellest ei ole ka väga palju kasu, kui sul see vesi ümberringi sajab sulle ülevalt alla, aga noh, seda sa joogiks tarvitada niimoodi ei saa. järelikult tuleb seda vett koguda. ja selleks on erinevad meetodid ja üheks selliseks meetodiks ongi näiteks minu selja taga siin paistev tarp. aga tarpi võib asendada ka kilekott või näiteks kaitseliitlastel laost väljastatud telkmantel. ja see töötab täiesti niimoodi veekogujana. et ja ta kogub üsna kiiresti, et see siin minu selja taga on nüüd siis kogumispind on kuskil niimoodi meeter korda 3 suur, sest tarp ise on 3 korda 3 meetrit. ja kui sellest tekitada siukene mõnus kauss, siis umbes poole tunniga siukse seenevihmaga koguneb liitri jagu vett julgelt. ja selle veega on nüüd niimoodi, et see on enam-vähem puhas, noh, võib siit otse ka sõõmu võtta, aga noh, turvalisem on ta ikkagi korraks keema lasta, nii nagu tavaline puhas vesi. kui sa näiteks kohvi teed, siis ei olegi, siis on nagunii vaja keema lasta. ja kuidas see vesi siit kätte saada, noh, selleks on erinevad meetodid, et sa võid siia tekitada mingisuguse nöörisüsteemi, kus ta siis võtab sellest loigust või sellest vannist ja tilgutab seda anumisse. et see on niisugune pikaajalisem protsess, võid näiteks siis ööseks panna mingi kanistri endale siia kõrvale ja koguma jätta, et noh, siis on oluline see, kui sa ööseks jätad, et ta ikkagi kuskilt välja jookseks sul mingisse anumasse, sest muidu sul see kukub sul see ööseks sinna 10 liitrit või palju seda vett on kogunenud sulle just peale valguda ja see ei ole ka kõige parem lahendus. või siis, kui ma selle siit kätte saan, siis lähen siia ja tekitan endale siia kuskile. nii, ja nüüd on mul selline mõnus topsitäis vett, millega ma siis saan näiteks teha endale pudru või kohvi või mida iganes mul vaja on, et siuke lihtne ja toimiv lahendus. ja kes tahab natukene täpsemalt selle vee kogumise kohta teada, lugege ajakirja Kaitsekodu.